Tere tulemast kuulama podcasti Iluvarjus. Seekord siis tegime Instagramis väikese eksperimendi ja palusime teil üles tunnistada, millised halvad või laisad iluharjumused on teie igapäeva ellu sisse pugenud. Vastused olid head lühikesed, aga väga kõnekad. Näiteks magan meigiga, pesen juukseid iga päev kuuma veega, unustan päikesekreemi, kõlab tuttavalt, eks? Tõepoolest. Need väikesed teod tunduvad tihti süütud, aga pikemas plaanis võivad need rikkuda ära su naha, juuksed ja samuti enesetunde, mis on ilmselt see kõige olulisem. Tänases episoodis võtamegi siis kõik need harjumused ette, räägime, miks need kahjulikud on, arutame kindlasti ka enda musta pesu ära ja vaatame enda halvad harjumused üle. Ja mõtleme siis üheskoos, et kuidas neid paremate vastu vahetada. See on aus episood meie endi ja teie väikestest ilupattudest ning alustame siis. Mina olen Kristel. Mina olen Silli. Tõepoolest, seekord on meil siis natukene erinev episood. Viimasel ajal meil on käinud palju toredaid külalisi, aga nüüd me mõtlesime, et me võtame teid liistule ja vaatame teie pimedatesse nurkadesse ja natuke enda omadesse ka, sest kõigil meil on halbu harjumusi, tahame tunnistada või mitte. Pigem mitte. No pigem mitte, aga siiski need on, et ei teagi, kus julgeb kõike ette lugeda. Teiste omas ikka võime ju. Need ei ole meie harjumused. Aga kindlasti ma arvan, et paljud ühtivad siit. Aga meil on väga hea meel, et me saime mega palju vastuseid. See tähendab, et te ikkagi julgete neid avaldada ja ju nad siis ikkagi nii hullud ei ole ja võin saladuskatte all juba öelda, et te pole üksi, mis iganes patt see on. Ja, me võime iga patu järel öelda, meil on ka. Kui see teeb asja kergemaks natukene. Aga võtamegi siis esimese ette. Esimene ütleb, et ei kirjeldaks seda kui just laiska harjumust, kuid pole kordagi raatsinud vaadata oma meigitoodete aegumiskuupäevasid. Kui töötab, siis töötab. Mõned asjad on vähemalt 5+ aastat vana. No täiega süüdi. Eriti niisugused asjad, mis ma tean, et see on nagu nii vale, aga kui asi tõesti töötab, sul on mingi, ma ei tea, megalemmik silmapliiat, siis ma saan aru, et see on silmi ei tohi ja kõike, aga kui ei kasutavata nii tihti ära ikkagi selles mõttes ja kui veel ei ole saadaval ka seda uut, on ju, et siis ma ei tea, mul on ikka igasuguseid asju. Kindlasti leidub neid. Nii kaua, kuni, ma ei tea, jumestuskreem näo peal nagu, ma ei tea, kokku ei tõmba või purgis ei kihista. Ja täpselt, ja ripsmetuš nii kaua, kuni see vedelas konsistentsis sinna ripsmete peale jõuab, on kõik hästi. Mul on nooremana oli see, et raha vähe on ju, mitte nüüd väga palju oleks, aga siiski nüüd ei kanna ripsmetuši, siis ma lasin, kui hakkas ära kivistuma, siis panid selle tuubi kuuma vee alla, siis ta natukene nagu oleks vedelamaks, nii et sa said veel kasutada. Nii et pro-häkk on siit. Ma olen kuulnud küünelakkide kohta seda, et kui hakkab ära kuivama või siuke on, siis tuleb atsetooni sisse panna ja siis loksutada. Ja, aga sa ei pane nagu päris sinna tuubi sisse vett, vaid sa lased pealt poolt kuuma veega. Sa nagu soojendad. Ja see töötas mõni aeg päris hästi, nii et sai jupp aega edasi. Järgmine teema, säästunipid. Päris hea mõte tegelikult. Kuidas mingid... No aga sealt, kuidas sul on, kui jumestuskreem otsa saab, et kas sa nagu, kui saab otsa, on ju, et tuubist ei tule, kas sa lõikad tuubi lahti? Kui on hea jumestuskreem, ikka mul just hiljuti oli, kas see oligi meie pildistamine vist või? Mul oli vaja meiki autos teha ja siis ma vaatasin, kurat, ma ei ole teist kaasa võtnud ja mul oligi ainult üks oli seal kotis ja see oli reaalselt, sealt ei tuld. Ma väänasin selle tuubi nagu täiesti nagu voltisin kokku selle ja ei tule ja siis võtsingi lapse kotist käärid enne, kui ta kooli läks, vaata, lõikasin selle puruks sealt ja siis pintsliga sealt äärest sain ikka võtta ja sai meik tehtud. Oli küll jah. No ma pigem ei lõika kuidagi. No see oli hädaolukord. Ma ei tea, kas kui sul ikkagist on vaja teha ja sul ei ole, siis sa ikka teed, mida on vaja teha.
just lugesin kuskil täiesti nagu kolmandasse teemasse, et vanglameik on ju. Tegelikult ma vaatasin mingit sarja hoopis, et kuidas selle hariliku pliiatsiga natukene sai silmalainerit vaata teha ja mingisuguse kirsiga umbes natuke huuli värvida, paremini välja näha, et siis kui on vaja, siis teate. Nagu, ma just koostasin ühte koolitust, ka meigikoolitus on ju. Kohe varsti tuleb välja saata kõik hullult koolitusele tulla. Aga seal ma tegin kategooriat meigi ajalugu veits on ju. Ja seal oli ka vanal ajal ikka nagu milliste vahenditega need inimesed nagu meiki endale tegid. Plii mingi valgega tõmmati endale nägu üle, et see oleks nagu valge ja hästi siuke kahvatu on ja see oli mingi hull mood. Sellepärast ma päikest ei võtagi. Aga mingi aeg saadi teada nagu kui kahjulik see nagu tervisele ja nahale on ja siis lõpetati see ära. Aga seal oli ka ikka väga siukseid šokeerivaid ja üllatavaid asju, jah. Seega see 5+ aastat vana asi, ma arvan, et see on nagu suht lebo võrreldes selle pliiga. Nii et jah, võib-olla tegelikult tasuks ikkagi vaadata vahepeal üle juba sellepärast, et seda sodi nagu koguneb nii palju, et see ei kasuta lõpuks ära. Aga noh, teistpidi ongi, ostad mingisuguse sotase, ma ei tea, Diori jumestuskreem pole päris lemmik, aga hädapärast umbes kasutad ära. Sa ei viska ju ära. Tegelikult ei viska ju. No seda muidugi. Aga nagu tihtipeale on ka see, et isegi kui sa vanaks läinud, siis sa vaatad, et kurat, tegelikult sa ei vaata. Mina ei vaata neid kuupäevasi nagu ma seal. Olgem ausad. Või mingi, ma ei tea, lõhna järgi ikka selles mõttes, et ei no on ju näiteks huulepulk või asi, et kui ta ikkagi nagu haiseb sulle, siis sa ei kasuta ju niukest asja, et aga kui ta on nagu okei, siis ta on ju okei. Aga kas kosmeetikatooted hakkavad haisema niimoodi? Nagu juumestuskreem, kui ta vanaks läheb, kas ta hakkab haisema? Ma ei tea, ma ei ole selle punktini kunagi jõudnud. Enne olen ära kasutanud ikka. No siis on kõik hästi. Nii et sellele, kes vastas, et ta ei ole vaatanud 5+ aastat vanasid kosmeetikaid, siis tahame teada, kas jumestuskreem haiseb, kui ta vanaks läheb. Ja sa ei ole üksi. Ja sa võiksid kirjutada meile. Järgmine on küünelakk varvastel, su kulub ise lõpuks maha. Nõus. See on täiesti õige. Vaata praegu see laua alla. Mul on paljud jalad. No mul on tavalakki ma nagu väga tihti ei kasuta ja kui on keellakk, siis ütleme nii, et jõuludeks mul on ka nagu kerge prantslane. Ja see on nagu väga rõve, tegelikult ma tean, et see on väga rõve. Ja ise nagu ilutegija võiks nagu, on ju, aga samas kui tuleb sokihooaeg, siis see ei tundu nagu esmavajalik. Sest keegi ei näe ju. Ja kui ei käi kuskil spa, okei, kui lähed kuskile, siis loomulikult teed ennast korda, on ju. Tuleb tark olla ja valida nagu kui on uus peika, siis tuleb ka nagu teha, aga praegu pole seda ohtu, nii et lihtsalt heledad värvid pigem valida, siis on nagu kõik hästi. Siis ei ole väga näha seda väljakasvu. Jaa. Kui sa ikka punase, võtad tuli punase ja sa ikka pool välja kasvanud on, siis ikka tõmbab tähelepanu, aga samas kui sa valid Kristel kukuvad ja sõrmeküüned maha lihtsalt kasvavad, seda pole nii ammu hooldusesse jõudnud. Jaa, ma pean ajakirja panema sinna. Mul on veel üks rõve asi selle varbaküntevärkide kohta. Nii. Kui vaata keellakk ja siis nagu mõni tuleb ära, siis ma olen teinud niimoodi, et kui mul näiteks punane, mul sama värgi küünelakk ja mul on vaja kuskile minna lahtiste kingadega, siis ma olen lihtsalt selle ühe lakkinud ära niimoodi, et ta on nagu, ta nagu ei paista välja, aga ma ise tean, et nad on, üks on nagu lakitud ja teine on nagu mingi keellakiga. No, normaalne. Ma arvan, et sa ei oleks ainukene, kes niimoodi teeks. Nii. Okay. Minu laisk harjumus on üldse ei viitsi ennast ilusaks teha. Ma ka ei viitsi. Lihtsalt olen. Ei, see loomulik ilu praegu ei tooda üldse. Aga siis ma mõtlen, kui ma lähen nagu tööle, ma peaksin ikkagi teisi inimesi ilusaks tegema või ilusamaks. Siis mõtlen, et see oleks nagu nende suhtes vaata nagu viisakas, et ma ikka ei lähe nagu mingi kodutu sinna. Vabandan selle nädala klientide ees muidugi, aga kuigi neid hetki tuleb ka ette, kui sa lähedki kodutuna sinna. Ükskord mul oli selles mõttes, et mul oma sõbranna tuli mulle hooldusse, siis ma ei mäleta, mul oli mingi kodudressidelt selja, siis ta vaatab mind nagu pealaest jalad alla, siis ta vaatab, aga sul ei tule vist täna teisi kliente, ja siis ma nagu mõtlesin, et nagu tegelikult tuleb, vaata, siis ta mingi, et
ja ma sain aru, et see oli nagu viga, et tegelikult nagu tuleb panustada. Et eks kõigil on et ma ei viitsi ja siis läks täiega metsa. Aga ma ka ikka vahest, kui mul mingi üks klient on või nagu mingi püsikas või keegi iganes mingi päevas, siis ma ikka ka nagu kui võib-olla tulengi dressides või retuusides, vaata, nii mugav on, vaata. Teistpidi on see, et miks see püsikas siis on kehvem kui see ma tean, uus. Aga et nagu võiks ju panustada. Muidugi. See on asi, mille üle võiks mõelda. Aga no täna on õnneks okei, nii et tulge kõik. Nii, järgmine. Pole ilus jätta pesumasinast tulnud kuivanud riided kappi panemata, minu suurim laiskust. No mul nad on täpselt nii kaua seal resti peal, kui nad lähevad selga umbes. Kahju öelda, aga ma pesema võin panna, kuivama panemine on rõve ja kui kappi peaks seal panema, see on eriti rõve. No see on minu jaoks ka üks hullemaid laiskusi üldse. Ma lihtsalt ma ei suuda seda teha. Aga sa triigid oma pesu? Ei. See on inimesed, kes triigivad sokke. See on nagu, ma arvan, mingi psühhopaati erivorm. Jah, ma triigin ainult siis, kui tõesti vaja on. Nagu ongi, ma ei tea, mingi pidulikule üritusele minek, ma ei tea, mingi mehel mingi triiksärk või püksid või mul mingi kleit või mida iganes, kus ikka kortsud sees on, aga üldjuhul mingid tavariideid ma küll ei triigi. Ma ka mitte. Ma üritan küll niukest materjali ka osta, mis nagu ei vaja selles mõttes, et tänapäeval on ju kõik niuksed, mida nagu sa ei pea otseselt, on ju mingi triiksärgiga ma ei käi üldiselt tööd. Ja mujal ka mitte väga. On jah. Aga mul on ka ikka mitu pesumasina täit pesuvoodi peal kuskil kuivand ja ootab kappipanekut. See on väga haige asi lihtsalt. Need suuremad asjad tegelikult nagu mingi voodipesu ja need on nagu omamoodi rõvetatud, ütleme teesärgid ja asjad on ju. Need on nagu suva, need lähevad. Aga kui sul on nagu 8 miljonit paari sokke, millest siis nagu igaüks on erineva, ma ei tea, tegelikult erineva mustriga on veel lihtne, aga siis kui nad on nagu samasugused, vaata, siis sa pead umbes kulumisastme järgi neid hakkama seal paari panema. Et nagu, see on nagu eriti haige. On. Et jah, pigem mitte. Ma olen niimoodi teinud, et kui ma sokile paarilisi leia, siis ma panen uuesti need pesumasinasse. Ära küsi, ma ei tea, miks, sest ma ei tea, kuhu nüüd panna suve pesukasti uuesti tagasi. Ma jätan nad kapi peale, et äkki leidub paariline ja kui ikkagi leidus, ma viskan ära, sest vahepeal sokid kaavad ära. Ja eriti halb harjumus on mõnel kodusest meeskonnast. Et nad ei pane nagu neid sokke kokku, ehk siis nad nagu lihtsalt panevad pesukorvi, siis mul on 2 eri sokki, aga kui nad lähevad kuskile vahele ja kaob mõni ära, siis mul ongi üksik sokk. Selle asemel nagu võt. Ja teine on see, et kui tõmbad sokki jalast ära, siis nagu pahupidi, aga nad ei saa puhtakski niimoodi, kui see pahupidi. See mind häirib ka, kui riided on tagurpidi seljast ära võetud ja neid ei ole õiget pidi tagasi keeratud. Mis siis, et need pessu lähevad, aga selle peab keegi ikka pärast tegema ju ära. Sina. Jah, ja siis paned mingi märja selle sisse ja keerad õiget pidi nagu No nii. Juuste pesemise edasi lükkamine kuiv šampooniga. Nii süüdi. Ma olen sõltlane. Mul lihtsalt on selline juuksetüüp, et ma võin nagu täna ära pesta ja siis homseks nad on ikkagi nii nagu ludus, et mul on lihtsalt vaja. Palun vabandust Ragne ees, kes pidi seda eelmine kord nägema kõike. Vaesakene, mida ta kõike näid pole. Jaa, aga teed, mis vaja on ju. No kuiv šampooniga on see, et ma olen 2 korda seda ostnud ja 2 korda vale ostnud. Selles suhtes, et ma sain teada, et tumedatele juustele on tume ja ma ostsin heleda, kuidas ma seda kasutan. Aga osad on sellised, mis on nagu läbipaistvad, osad jätavad seal valge kihi on ju, et aga see on katsetamise värk. Kunagi jälle nooruseas, kui ei olnud väga palju seda kuiv šampooni versiooni, siis no kuskilt ma ju lugesin, et tärklist paned pähe, et siis on okei, on ju. No mul ei olnud tärklist parasjagu. Mis sa söögis oodata? Jahu. Kujute ette, et rasu pluss jahu. Aga tärklis töötab. Ja see jahu jätke kappi küpsetamiseks. Aga jah. Ma imestan üldse, et mu juuksed peas on. Jahused. Jaa.
nii, vahepeal ma ei viitsi õhtul hambaid pesta. no, been there, done that. Ja õnneks harva, aga siiski. Ja tegelikult on nagu, mul on veel see, et ma võtan meigi kindlalt maha, vaata. Et ma ei saa nagu meigiga magada, sest järgmine päev lihtsalt, ma tunnen, et mul silmad on paistes ja kuidagi see ei tööta minu jaoks üldse. Ja kui ma võtan selle meigi maha, no asi mul siis need hambad ka ära pesta, aga nagu ei. Nagu täiesti haige. Osad asjad ongi nagu sellised, et need on tegelikult nagu nii vähest aega nõudvad ja kõige raskem teha nagu. Noh, ma mõtlen üleüldse nagu, ma ei tea, mingi, ma ei tea, küünelaki maha võtmine, kaua see sul aega võtab? Oleneb lakist. No oleneb, aga nagu... Kui sul on ikka mingi glitter tume lak, siis sa nühid nagu, ma ei tea. No seda küll, aga nagu, ma ei tea, hammaste pesugi. No 2 mintsa, 3 mintsa ja no see on nagu tehtud. Ja. Aga samas hommikul ei ole nagu võimalust ka, et jätaks hambad pesemata. Aga kas sulle hommikuti meeldib pesta enne hommikusööki või peale hommikusööki hambaid? Peale, sellepärast muidu see rikub nagu sama. Täitsa toidumaitse. Ma ei saa ka sellest aru. Kumba pidi õige on. Ma ka ei tea, aga mina teen ka alati peale hommikusöökist. See tundub nagu vale, et sa pesed ära ja siis hakkad kohe sööma. No aga siis sa sööd selle, mis iganes sul suus on, ja siis sa lihtsalt neelad selle alla ju. Ma ei tea, kumba on õige. Aga nii ma teen ekstas. Mis on meil on nüüd hambaekspert ja hambaarstile kirjutama. Jaa. Tõenäoliselt võiks nagu ei, aga samas on see, et kui peale hambapesu sa kohe hakkad, mulle meeldib kohvi juua, on ju mingi liitrite viisi, et kui ma et see hambakiht peaks olema kuidagi nagu vastuvõtlikum selles mõttes, või nagu, et kohe ei tohiks vist nagu ikkagi süüa. No ma mõtlengi, et see värske tunne, mis sul jääb nagu... Siis ei ole värske, jah. Ja siis enam ei ole ju, jah. Sellepärast peale hommikusööki ma seda teengi. Ja siis mul on veel üks väga rõve asi, mis ei tule üldse minust. Nii. Hommikune hambapesu ajab mind lihtsalt niimoodi oksele. Päriselt, süda läheb paksa? Ei, nagu lihtsalt ajab oksele, nagu öökima ajab. Ja see ei ole asi, et ma topiks endale hambaarja kurku või midagi, nagu lihtsalt kuidagi nagu, ei, ma ei tee seda. No, pesed tavaliselt on, aga kuidagi nagu see, ma ei tea, õhtul jumala okei, hommikuti, ma ei tea, igavene rase, vaata see hommikune iiveldus. Et aga ma ei tea, kas see on ilmselgelt on minu eripära, aga samas mu emal on ka see, nii et see mingi päranduv iiveldus. Pärilik. Päranduv iiveldus. Ma võin sulle ka pärandada. Pärilik. Aga ühesõnaga jah, kui näete mind oksendamas hommikuti, siis ma pesin hambaid. Nii, juuste kammimine, vapsi ei viitsi. Tõsi. Kõlab nagu oleks mina kirjutanud sulle. Ei viitsi, aga vahepeal peab tegema. No vahest, jah. Ja siis mul on see ka, et kui ma nagu ongi see kehv juukse tüüp on ju, et ta tõmbab nagu hullult ludu on ja läheb nagu rasuseks, siis vahepeal ma teen niimoodi, et ma kammin nagu otsad, vaata, et ma nagu ei laku pea juurest umbes, vaata, et ta ei läheks nagu liiga nagu luduks, et ma kammin nagu otsad, kui ma panen nagu nii kinni selles mõttes. Et aga ma arvan, et pool maailma ei viitsi juukseid kammida vaadates jälle lapse pealt ja niimoodi, et siis see on kuidagi sunniviisiline üleüldse, et sa mingi juustega midagi teed. Üldse nagu juuste asi on väga keeruline. Juuksed lahti või kinni? Ja ma nii kades, mul on võib-olla rohkem kinni isegi. Mul ka, kindlasti. Siis tööl võtab pead niimoodi on ja siis kui nad nagu nii juba mingi veits rõvedad ja niuksed, siis pigem paned kinni, et see varjab ära on ju. Aga mõnel on kogu aeg nagu nii ilus soeng ja ma nagu täiega kadestan, kuidas nad viitsivad mingi kerge lokikene tehtud on ju. Aega palju. Ei, no ma ei tea, vaata, mõnel lihtsalt püsibki ma olen küsinud, et kuidas nagu on mingi, ma ei tea, pesen ära ja siis teen nagu selle väikse loki eest ja püsib nädal aega, siis mul nagu okei, et vaadates õue vihma ladistab, mul ei püsiks praegu autonigi. Ja siis see eeldaks ju, et ma peaksin 3 korda päevas rulle keerama. Jep. Nii et jah, kui teil on häid nippe ilusa soengu jaoks, siis andke teada. Meil on vaja. Ilmselt meigi maha võtmine ja seda juhtub siis, kui tulen peolt. No mul ei juhtu, seda ma pean küll ütlema, mul ei juhtu lihtsalt. Mul on juhtunud ja juhtub edaspidi. Mul on ükskõik, kui kännu ämblik ma olen, seda ei juhtu. Ma ei saa lihtsalt, mul nagu ahistab.
väga harjumine. Nii, et üks on topelt läinud sinna. Unustan õhtul nägu pesta näopesuvahendiga, selle asemel tõmban liips-laaps veega. No see on okei, ma arvan selles mõttes. Parem kui mitte midagi. Ei, ma ei tea, et kui meiki asja ei ole, et kas see on oluline pesta nagu selle näopesuvahendiga. No, ma tean küll, et vaata, et pesed, sa pead mingi toonikut kasutama ja kõike, et see nagu neutraliseerib ära, on ju. Et aga ma ei tea, enamus, kes pesevad näo ja või see vee ja seebiga on tegelikult ju ilus näonahk ja kõik on nagu okei, et kui nahk ei vaja, vaata. Just täna hommikul vaatasin ka, et pigem nagu igasuguseid neid nahaäritusi ja asju tekibki sellest, et kasutatakse liiga tugevaid näohooldusvahendeid, mingi see 7-sammuline skin-rutiin, vaata. Neid aegunuid. Ja, et see nagu tekitab pigem seda, et pigem ilma millegita pidi nagu parem olema. Nii et ma arvan, et see on võib-olla hoopis nipp, mitte mingisugune patt. Ja. Siis on veel üks kuiv šampoon. Täiega fiilin. Täna hommikulgi sai kasutatud. Näha on. Et jahu ei pannud pähe. Mõtlesin näha on, et mul kuskil igalt poolt. Et kuklasse keegi lööb, siis pilv tõuseb üles. Siis järgmine. Ma vahest ei viitsi näopesu keeli võtta ja pesen kätepesu vedelseebiga nägu. Ma pean ütlema, et on juhtunud, eriti just kuskil välismaal käid ja ei viitsi vaata kõik asju kaasa võtta, siis hotellis see dušel see seepika on. Jep. Ja siis pärast nagu nägu kakub 3 suunda niimoodi, tunned ikka, et on pestud. Aga ma arvan, et vahepeal on okei, aga võib-olla tihedamalt, ma ei tea, kas see on hea mõte, võib-olla mitte kõige parem. Jah. Nii järgmine on ei pane kreemi, kui nahk karjub selle järgi laiskus. See on küll laiskus, sest võiks panna siis, kui nägu karjub. Aga samas ma olen ka ise seal paadis taas kord. Jep. No vahest ei ole seda kreemi kohe käe pärast võtta, kuigi võiks nagu panna juba. Vahepeal mul nagu näokreemiga veel on, ma ikka midagi panen siin nagu ikka väga rõve tunne on. Või panen ka siis, kui ei ole väga rõve tunne. Et üritan. Aga siis kätekreemiga mul see, et mul vahepeal oli autos igal pool, et siis mul nagu sai tihedamalt pandud, nüüd peakski panema, tegelikult jälle sügis ju. Aga siis, kui mul käed nagu konkreetselt palutama hakkavad, sest nahk sa tunned, vaata, et nagu pesed on ju, kummikindad on käes, desotad kõike, et siis, kui juba on nagu tõesti tunned valus on, siis mul mingid, kreemi peaks panema. No jumala haige nagu inimene, sul on 10 kreemi igal pool, pane ja ei. Aga mulle ei meeldi see, et käed on nagu limased. No mõnus siuke niisutus võiks olla. Jaa, aga osad jätavad jah. Rõveda. Siukse kihi peale. Ka kätekreeme on palju, aga mitte kunagi siis ja seal, kus vaja on seda. Jaa. Nii et. Ja siis on, et ma ei viitsi vahepeal nädal aega juukseid pesta. Tead, ma ka ei viitsiks, aga lihtsalt teiste heaolu nimel tuleb seda teha, sest see läheb nagu väga hulluks. Oleneb jälle, vaata, kui ongi okei, jah, täpselt, kui sul ongi okei seda teha ja su juuksed on normaalsed selle ajaga, siis nagu jumala eest. Samas ma tean ka inimest, kes peseb üle 2 nädala ja tal nagu ei paista välja, et ta oleks nagu no mina ka nooruses mõtlesin, meil oli koolivahe, kes mingit, ma ei pese nädal aega juukseid ja siis nagu trikk on ju, vaata, meil läks vesi ära nädalaks. Ma ei pesnud nädal aega juuksed. Ütleme, et see, et keha hakkab ise ennast puhastama, nagu ei töötanud. Loomulikult mingi kausiga pesed ennast niimoodi, aga see juuksepesu ja värk, see ei ole nagu päris, sa ei saa vaata ikka niimoodi välja loputada asju. Et sai ära testitud, et nädalaga keha veel ei puhasta ise ennast. Tore teada. Ma ei ole testinud kaua juuksed pesemata alla saavad, aga mul ei ole küll sükust tunnet või nagu sellist asja, et kui mul mingi, ma ei tea, mõndadel on, et ma ei tea, mingi üle päeva peab raudselt pesema, et siis et juuksed muutuvad siukseks vastikuks, mul küll sükust asja ei ole. Nagu mul on fine. Mul on väga karmid juuksed. No võt see ongi, et aga mul on niuke hästi peednjuus ja siis ludu. Mul võiks ka olla. Inimene tahab ikka seda, mida ei ole. Täpselt. See on täiesti õige. Jep. Siis siin on teil pandud, et liigne koorimine, mis vahepeal oli minu arust täiesti teemas, sest need koorijaid tuli, kõik tegid käsitöö koorijaid asju, aga
ma olen nii laisk inimene, et mind see väga ei puudu. Ma ka väga ei koori ennast. Ja, aga pigem nagu tasuks ikkagi 1-3 korda nädalas võib-olla õrnatoimelise kooriaga siis teha, et ei tasu üle pingutada. Nii, siis veel üks on siin, olen laisk käia iluhooldustel korra päraselt, seepärast ripsme pikendusi ei saa lubada. Ja kui mina aega ette ei pane, siis ma ei jõua sinna. Ja Kristel ka mitte. Aga see aeg läheb nii kiiresti. Yeah. Nagu ma praegu näiteks, ma ei mäleta, millal ma viimati küünehoolduses käisin ja ma eelmine nädal juba vaatasin, et kurat peaks aja kirja panema ja siis juba tuleb see nädal ja see nädal juba saab läbi ja siis mul ei ole ikka aega pandud nagu jälle nagu tegelikult lihtne asi, mida teha kiiresti, nagu kiiresti käib see ajavanek. Ja sellepärast ma panengi alati kohe hooldusest ära minnes uue aja, sest eriti vaata, ongi ise ka ju elad niimoodi jooksva graafiku alusel, sul ei pruugi nagu tekkida sellist hetke, et nagu mõlemale sobib, et kui sul on kindel tegija, kelle juures sa käid, on ju. Ja siis enda klientidele ma olen ka pannud pigem, et nagu paneme kohe selle ära, sest need, kes viimasel hetkel, need on alati on mingisugune häda, et sa ei saa seda, nagu just seda aega. Ebatõenäoline, et see on vaba. Et eriti kui sa nagu mingi, mul on homme, nagu täna reed, et mingi, ma ei tea, mul on õhtul pidu, et kas saaks nagu vahele. No tegelikult nagu keeruline. Et nagu väga-väga tahta umbes siis jah, hommikul kell ma ei tea 6 saab, aga kas sa siis nagu tahad seda? Või võib-olla tema tahab, aga mina ei taha. Et ei oleneb jälle summast on ju, et võib-olla ma tahan ka. Palju pakud? Aga üldiselt ei taha. Jep, seda küll jah. Nii, siis on raseerimine. Kui just seelikut ei kanna, leiate mu jalgadelt puhmad, rõve ma tean. Jah, on küll rõve. Sest mu enda jalad näevad samasugused välja. Aga mõtleme, et positiivselt me elame ikkagi niisugused jahedas kliimas ja see toob sooja. Ja siis, mis see oligi, see all natural, et kõik kaelalused, karvad ja asjad võivad vabalt kasvada ja siis saab sinna glitterit ja värvi panna. Aga ma arvan, et see kuulub sinna kategooriasse sügis, talv ja kevad, vaata. Suvel ma ei usu, et väga on. Samas oleneb ka vaata sellest, et kui oleme üks, et su jalakarvad on ka. Jah, et kui sul on mingi läbipaistvad olematud udukarvad, siis valguse käes on ainult näha. Suva on ju. Või kannad maksiseelikut, siis on nagu ka suva, et kui mees välja kannatab, siis suva. Küll see mees on ära harjunud selle. Kui ta suga koos on, siis järelikult ta aksepteerib sind sellisena, nagu sa oled. Natural. Mäletan, meil kunagi oli käsitöö õpetaja, oli siuke, kes alati kandis seelikut. Alati. Ja siis tal oli siuke pliiat seelik seljas ja siis sukapüksid ja siis tal olid jalakarvad. Millest need pükstest tulid välja, need karvad? Või siis need olid nagu nii pikad, vaata, et nad olid seal nagu krussis selle all. See oli nagu, jah, väljas ei olnud, aga need olid nagu suht pikad. Niimoodi, et neid oli nagu läbi sukapükste ikka nagu, seal ei olnud nagu mõeldagi, et äkki need ei ole jalakarvad, need kindlasti olid jalakarvad nagu, et aga vaata, tol ajal võib-olla oli jällegi see teistmoodi naturaalsus on ju, või nagu oleneb vanusrühmast ja kõik. Aga praegu ongi ju selles mõttes, kui võidki vabalt lasta kaelalustel karvadel kasvada ja ma ei tea, jumala eest kasvata ninakarvu, kui tahad. Et teistpidi siis miks mitte? Sest on ju vaata mingi Hollywoodi kuulsust, kes ei kasuta deodorante ja asju on ju. Et ise pigem eelistaks niisuguseid asju kasutada ja karvu eemaldada hügieeni mõttes lihtsalt. Et need korjavad päris rõvedalt seda igasugust haisu. Kartan, jah. Aga kuidas on meeste puhul, et kas nagu naturaalne või võib ajada? Nagu võib ajada. Ma ei tea, mulle ei meeldi siuke asi. Rinnakarvad on siuksed, mis on nagu minu arust on nagu okeid, mulle on nagu need seljakarvad? Seljakarvad, olen kunagi töötanud kasiinos, kus käis üks vene mees mängimas ruletti on ja nagu, tal oli selle kampsuni all, oli teine kampsun all nagu see juba on nagu liig, mis liig, siuksed krussis
välja turritavad nagu, no siuke mingi bounce'iv kiht oli seal, vaata. Et nagu... No tal võib-olla jah. Aga nagu, noh, ma ei tea, ma ei saa nendest inimestest aru, kes niimoodi käivad ringi ja nagu kas, noh. Ei, no aga samas, kui sul ikkagi on, mis sa teed siis? Nojah, aga nagu ära ei saa neid ajada. No jaa, aga siis kui sa nagu ajad, no ma ei ütleme žiletiga on ju, siis nad tulevad ja ma tean nagu mingi depilatsioonis käia. Valus on, tõmba endal pea kiilakas. No ma tean. Ilu nõuabki ohvreid ju. No jah. Ei, no mulle ka isiklik maitse võib-olla ei ole nii karvane, aga samas nagu ma saan aru, et kui on ja kellelegi ju meeldib. No järelikult, jah. Jah. Vist. Jah. Okay. Ei oska öelda midagi. Siis on jälle magamine meigiga või mitte puhastamine enne magaminekut. No see juba oli, et aga siis kindlasti tasuks ikkagi korralikult, kui see ilus hetk tuleb, et võtad selle meigi hommikul näiteks maha, tasuks korralik puhastus teha ja siis võib-olla niisutada ka nahka, et see meik ikkagi tegelikult kuivatab. Siis mis veel? Päikesekaitse vahele jätmine. No kes ei oleks tahtnud kiirelt prooniks saada? Kunagi mul oli ikka korralikult sai võetud päikest ja ma küll ei mäleta, et ma oleks möksinud ennast millegagi. Et aga, no eriti vaata solaariumid ja asjad ka sai ju pandud seda kärsatavat kreemi, mis ise proonistab nagu see pipra efektiga. Eriti rõve tunne ja siiamaani. Et ma ei tea, ja siis toiduõli või ma ei tea, porgandiõliga määritud, et saaks rohkem päikest. No, tänapäeval ma olen see 50+ kõik filtrid ja võtan õhuvanni ja päikesevarju all ja kõike niukest umbes, et noh. Jah, kunagi oli see natuke teise tähendusega, jah. No siis ilmselt oligi võib-olla selline tunne, et aga kui ma selle kreemi peale panen, siis see päike ei hakka mulle üldse peale, vaata. No ja ta ei hakkagi nagu nii, aga sa nagu ei kärssa ära vähemalt. Jah. See et samas see point. Päevitusi tegelikult ei kesta nagu nii, muidugi on väga ilus, kui on nagu ilus päevitus. Aga ma ei tea, kas see on nagu see terviseriskidega siis nagu võrreldes, kas see on väärt, samas mõni ütleb, et see päikesekreem on ka ju mürgine, et sa ei tohiks seda ka panna, aga samas me elamegi ohtlikul ajal. No ongi, siin on ju tegelikult kõik asjad on ohtlikud ja tervist kahjustavad ja kõik asjad, ma ei tea, ikka teeme ja samas keegi ei taha ju, ma ei tea, kortse, tumedaid laike ja nahariski, nii et võib-olla väikene SPF on ikkagi hea. Eks see tuleb ilmselt võib-olla vanusega, kui sa hakkad seda asja natuke rohkem hindama, vaata, või siis ongi, et sa ühe korra põled lihtsalt nii räigelt ära, et sa enam ei unusta seda päikesekaitsekreemi endale peale panna. Ja mul on küll see, et ma panen nagu hommikul neid, või noh, ütleme, et ongi kuskil puhkusel, panen hommikul, ega ma siis nagu, ma ei tea, iga tunni või 2 tagant, kui tegelikult peaks võtta uuendama. Et ma nagu tegelikult ei on ju. Et see on küll nagu paha pool. Peaks võtma natukene arvesse asja. No välja arvatud, mina ei tea, puhkuse reiside ajal ma ikka kreemitan natukene rohkem kui muidu. Ei no muidugi selles mõttes, kui ma siin, ütleme suvel, mul on riided seljas, üldiselt ma ju ei pane igapäevaselt mingisugust seda, et kui ma lähengi umbes, et autosse kõnnin 30 meetrit ja 10 meetrit tööle uksest, et siis ma ei pane nagu selles mõttes, jah. Aga ma Eestis päevitades ka mitu korda ma kindlasti panen välismaal või kui me nüüd mais Türgis käisime, siis ma ikka kreemistasin ikka iga mingi tunni pooleteise tagant kindlasti. Seal oli jõhker päike lihtsalt. Seal tundub nagu mõistuse vastane mitte seda teha. Oleneb jah päikse tugevusest ja UV kiirgusest ma arvan. Siis järgmine liigne šampoonimine ja kuum vesi juuste pesemisel. No mina ei tea, samas mis see tähendab, et paned nagu pudeli šampooni pähe või? Meenuvad need riilid või naljavideod, vaata, kus üks on duši all ja teine ja siis peseb pead ja siis teine salaja kallab talle seda šampooni juurde vaata ja siis see vaati kaarega. Võib-olla ongi see hoopis mõeldud siis. Aga samas juuksuris käid, siis ta peseb ka ju sul 2 korda pea läbi ja mina pesen ka selles mõttes, kui ongi, kui ma olen kasutanud kuiv šampooni või mingisugust lakki või asja, siis esimene kiht tegelikult nagu korraliku, noh, ma ei tea, vaata, mul ikka see, et vahutama peab. Et osad šampoonid ei vahuta, aga siis mul peavad vahutama.
et siis kui ta ikka korralikult ei vahuta, siis või noh, nagu samamoodi ripsme šampooniga, et kui ta nagu ära sulab, siis ilmselgelt on seal kõike neid rasujääki ja asju, et ma tunnen, et selle 2-kordse pesuga tuleb pea rohkem nagu paremini puhtamaks ja püsib kauem puhas. Seega, ma ei tea, kui sa just pudelit šampooni pähe ei pane, siis nagu ei ole nagu paha mõte võib-olla. Aga kui sul on aega seal pesta oma juukseid ja šampoonitada, siis võid minust 10 korda ka seda teha. Vaata. Aga noh, kuum vesi on küll halb, sest see nagu toodab seda rasu juurde või noh, kuidagi mõjutab. Okay. Et pigem, aga samas jällegi sa ei saa täitsa külma veega teha, sest minu meelest see ei loputa vaata kõike seda, no see jääbki nagu see jama kõik pähe. Muidu mulle kuum vesi meeldib. No jaa, aga pähe on nagu võib-olla rõve. Pähe jah, aga vannis või kuskil basseinis 40 kraadi on jumala okei. See Jaapani vann, täiega mõnus. Mul läheb süda pahaks. No mul ka läheb mingi, et siis ma tulen välja ja siis ma lähen sinna jahedamasse, aga siis lähed jälle tagasi. Liigne kuum stiilide kasutamine, ehk siis sirgendajad, lokitangid, föönid, kõik siuksed asjad. No jällegi ma olen kuulnud, et pea püsib puhtam, kui sa föönitad ta nagu, et mida kiiremini sa ära föönitad, seda kauem ta püsib puhas. Versus see, kui sa lased niisama kuivada. Jah. Ma ei tea, mis loogika asjas on. Ja kas on loogika? See on ainult, mida ma olen kuulnud. Ja ma kuulan palju asju. Aga noh, ma ei tea, tänapäeval nii palju häid neid kuumakaitseid ja igasugused õlid ja spreid ja kreemid ja kasutad neid ja võib-olla jah, mitte liiga üle teha. Täpselt. Et, kes see iga päev ikka vitsib? Ilusad juuksed on ju toredad, kui on ilus soeng. Jep. Siis tihedalt pingul soengud või siis juukseaksessuaarid, mis tõmbavad. No kellel ei oleks, siis vaata, kui hea see odav botox, tõmbad ikkagi kortsud korralikult sinna kuklasse ja mäletan lasteaias, ma kunagi isa tegi patsi. Ma ei saanud nagu liigutada. Ta oli nagu nii pinges kohe, et peaks siiamaani võib-olla natuke tihedamalt tegema. Aga ma ei tea, kas see juustele hea on. Ilmselt mitte. Ei, vist mitte, jah. Ikka juuksed tahavad, ma arvan, rahulikumalt olla. Jah, et natukene võib-olla vähem kasutada igasuguseid asju. Nii, nahahoolduses liiga palju aktiivseid aineid korraga või liiga tugevaid? No see on see ilmselt see, mis 7-astmeline nahahooldus ja kõik, mida 10 erinevat kreemi ja 5 eri pesuvahendiga pead pesema ja tegema. Ja võib-olla kui sa oled 25, ei pea kasutama 50-aastaste vananevaid kreeme juba, vaata. No aga samas tuleb ennetada kord. Jah, no see kuulub sinna juba teise kategooria alla, kui liiga palju neid kasutatakse. Või no seal on ju teised ja tugevamad koostisosad ka, nagu need 25 versus 50 ei ole nagu. No siinkohal ma soovitaks tegelikult Kelly osa ära kuulata, tema rääkis meile just nendest igasugustest trendidest, nahahooldusasjadest, et vähem on rohkem ja pigem tasuks minna kosmeetiku juurde ja siis välja selgitada, mis sinu nahal on vaja. Et igasugused, ma ei tea, retinoolid, happed ja asjad, kõik on nagu kõlavad jube vahvalt, aga see on su nägu. Sa käid sellega ringi ja kas sa tahad olla nagu Quasimodo või siis olla oma värskuses eakohaline ja kõike, et nagu, noh, loomulikult kosmeetik leiab sulle need parimad lahendused, kuidas turgutada su naturaalset ilu. Et hapetega on vaata see ka, et sa ju ei tohi, ma ei tea, mõnega sa ei tohi päikest saada, mõnega ei tohi, ma ei tea, tuult saada, kolmandaga ei tohi, ma ei tea, midagi saada. Ja neid on erineva selle... Et kui sa just ekspert ei ole, siis jäta see ekspertidele. Ja sinine nimeaseni on päris ok. Mis pidi olema kusjuures mingi Hollywoodi staaride üks mingi lemmikkreem. Ja see, mis see megapaks, vaata see. See on jõhkõr tihke koostis ju. Jah. Et ühesõnaga kuulake see Kelly osa ära enne retinoolide ja asjade kasutamist. Halb unehügieen, stress, vähene uni. No ma arvan, et kõigil on seda. Mitu tundi sa öösel magad? No ma arvan, mingi 8-9 kindlasti.
nii palju või? Mul ei ole magamisega probleeme. Ei, mul ei ole nagu probleeme, mul lihtsalt ei ole aega magada. No ma ikka magan. Või selles mõttes, et ma magan mingi 6,5 tundi. Ma nii vähe ei maga. Sest ma nagu õhtul, mul on see tunnikene oma aega ja siis loomulikult ma võiks targemini seda kasutada või siis magada, aga ma teen, mis ma teen. Ehk siis scrollin telefoni või midagi või teen, ma ei tea, mingisuguseid riile monteerin, ühesõnaga mis iganes on ja mida ma muidu nagu päeval ei jõua ära teha või ei viitsi. Et siis ma teen õhtul ja siis kell 6 hommikul mul äratuskell heliseb, siis ma ärkan üles, siis nii läheb. Ma ei tõuse kell 6. Ma magan siis. Sealt minu lisaunetunnid tulevad. Aga jah, selle magama minemisega on ka on natukene keeruline, kui sa just teed mingit, ma ei tea, mingit projekte või mida iganes asju, vaata, mis on siuksed, et sul on nagu nii põnev seda teha, siis see aeg nagu läheb kuidagi nii kiiresti, et sa lihtsalt istudki seal arvuti taga, teed mingid, ma ei tea, mingid postitusi, ma ei tea, riile, mingid asju, vaata, sest neid on huvitav teha. Ja samas sul on vaja neid teha, aga see aeg tegelikult üleüldse, mis selle, ma ei tea, mingi Instagrami sisu tootmiseks tegelikult ju kulub, see tegelikult on ju jõhker, see postituste tegemine ja asi seal Canvas istudes. Sa nagu sa peadki reaalselt, mul vahepeal oli kunagi niimoodi, et ma võtsin pühapäevase päeva ja ma istusingi nagu lihtsalt mitmeid tunde arvutis ja tegidki nagu järgmise nädala mingid postitused ja mingid asjad valmis. Sest kõik kujundused ei sobi jälle, siis sa otsid neid seal, mis sobiks, mis ei sobi, siis sa vaatad, see ei ole ikka päris see, siis sa käid jälle uuesti tegema seda, see on jõhker, ma ei tea, kuidas me sinna Instagrami juurde jõudsime, aga ühesõnaga jah, unetundide arvelt. Unetundide arvelt. No ja stress selles mõttes, iga täiskasvanud inimene on stressis minu meelest ja vajab teraapiat. Täpselt. Nii et seal on, ma ei tea, jõu piparmindi teed ja mine varem magama. Tegelikult peaks olema vaata tund enne magama minekut on ju üldse magamistuppa sa ei võta isegi telefoniga, kes mind üles ajab siis on ju. Mul ju äratus kell telefonis. Seda küll, jah. Kuigi mul on küll öösel selline režiim, et see ei pinise, ei tinise, ei mitte midagi. Mul läheb ka mingit teatud kellast sleep mode'i ära vaata ja tulevad läbi ainult teatud valitud inimeste kõned ja kõik. Sama. Et see nagu aitab natukenest vahepeal päeval võib-olla tunnetki seda, et kui see telefon kogu aeg piniseb, et mõtled ikka, et äkki nüüd midagi on, et see on täiesti, tegelikult on nõme, on ju, et kellel on häda, küll ta siis helistab, on ju. Ma tavaliselt ka, ma ei viitsi üldse vastatagi, kui vaata vahepeal on nagu, mõni päev on selline, kus sa nagu viitsid rohkem inimestega suhelda ja siis mõni päev on siuke, kus sa nagu ei viitsi nende asjadega tegeleda, sa näed, et jah, kõik, kes te kirjutate, ma näen seda, et te kirjutate, aga nagu ma ka näiteks, kui mul ei ole kohe aega sellele vastata, siis ma ei tee seda üldse lahti vaata, et ma tahan nagu, sest hiljem see ununeb ära, kui ma selle lahti teen, loen ära, siis võib-olla keegi mõtleb, et issand, mul nii nõme, vaata, on mingi luges, aga ei vasta mulle mitte midagi, on ja. Et siis ma pigem, ma ei ava seda. Mul on sama, ma ei ava, ma olen kõigile öelnud ka, et kui ma ei vasta, siis tõenäoliselt ma ei taha vastata. Et mul ongi mingi põhjus selle, et kui ma pean näiteks midagi tegema, et ma ei tea, saatma mingit pakki või asja, mul on palju lihtsam leida neid inimesi üles selle järgi, et need sõnumid on avamata. Et siis ma panengi nagu selle, et isegi kui ma loen ära, siis ma panen jällegi, et märgi nagu selleks lugemata või selleks. Et see aitab mul nagu seda järge pidada. Ja kui see nõuab nagu mingi 2 sõna, siis ma loomulikult nagu vastan kohe ära või panen ma ei tea pöödla või mis iganes, kuigi see pidi ka nagu väga ebaviisakas olema. Pöial või? No jah, et see pidi nagu tänapäeva inimestel olema. Või kui keegi vastab ok. jah, et nagu, mis see siis tähendab, aga mingi, see on nagu Roger. Selge. jah, et minu jaoks ongi, et nagu, et selge, ongi asi, et me oleme kokku leppinud nagu, et okei, võtan arvesse. Et nagu, kui see ei sobi mulle, siis ma ütlen nagu, et ei. Äkki süda on ilusam, vaata. Aga sa ei pane nagu võõrale inimesele südant. Selles mõttes oleneb, vaata. Et ma ei tea, sa kirjutad, et ma ei tea, tulen 3 minuti pärast, ma panen sulle ok.
et ma olen näinud seda, onju. Ja. Mitte see, et nagu jätan vastamata ja siis sa mõtled nagu, et huvitav, kas ta nüüd nägi, kas ta nüüd on tulemas või mitte. Minu arust palju lihtsam see, et sa paned selle oki või pöidla. Ja lihtsalt ja ma lihtsalt jooksengi, ma juba panen kostja jalga. Ja sul ei olegi aega mingit romaani seal kirjutada. Issand, kui tore, et sa kohe hakkad liikuma. Mina olen ka siin, kohe hakkan jopet selga panema nagu aeg. Ja, see on nagu kiire vastus lihtsalt. Jah, kuidas me unest jõudsime selle? Stress oli hea, et ärevust tekitab see. Et tegelikult peaks et oleks su kindel iga õhtu, et sa lähed igal õhtul kindlal kellaajal magama, teed oma rutiinid ära, ütleme, et 9 aeg ongi see rahunemise aeg, sa paned telefoni ära, hakkad hambaid pesema, näo, igasugused protseduurid, asjad, mis sul on seal, lähed juba, ma ei tea, kreemitad ära, lähed sinna teki alla, onju, ja siis 10 oledki nagu juba unel. Mõni teeb nii. Ma just tahtsin öelda, et kellaaeg oli liiga varajane kell 9. Ei, no see oli näide lihtsalt, et sa võid ka teha kell 12. Muidugi. Lihtsalt mõni ongi, et ta saab nagu hommikul paremini toimida ja teine saab õhtul paremini toimida. Ma ei ole tegelikult kunagi olnud nagu hommiku inimene, kuni ma nüüd õppisin olema hommiku inimene. Sest muidu ma ikkagi magasin nooremana mingisugune, ma ei tea, 12-ni ei olnud nagu probleem, on ju. Tänapäeval mul on see, et magaks kaua, et siis on mingi 8-ni. Et noh, mul see sisemine kell lihtsalt ajab mu üles juba, et mul on nagu see keha harjunud niipidi. Ja noh, kui see nagu sobib mulle, loomulikult vahepeal on nagu väsimust, aga see hästi palju oleneb ka sellest, missugune ilm on väljas, missugune päev on ja hästi palju ongi see, et nagu selle entusiasmi peal vaata, et kui sul teed kogu aeg midagi lahedat, see ei ole nagu see, et nagu tänagi on ju tulime siia juba, ma ei tea, kell 8 hommikul on salvestama, see ei ole nagu see, et issand, ma pean jälle ärkama. Et see on nagu mingi... Mul oli küll täna hommikul tunne, et ma ei tea, kas ma üldse viitsin midagi rääkida. Siin sa oled. Aga tegelikult juba mingi 15 minsa rääkides, siis juba oli naljakas, siis ma mõtlesin, et okei, vist ikka tuleb midagi täna. See on see, et ega sul nagu varianti pole, sest homme on tähtaeg ja täpselt. Tuleb midagi panna. Ja see jälle räägib sellest ajakiirusest, kui me mõtlesime, et aega küll seda osa teha ja siis mingi 2 nädalat läks mööda. 2 päeva pärast peaks tulema. Ja siis ajagraafik oli täpselt see, et no mulle sobiks õhtul kell 9 või hommikul kell 8. Ja siis ma juba kirjutasin, et ma juba leppisin õhtul kella 9 ühe kohtumise kokku, et kas me võiksime teha hommikul kell 8. Ja nii me oleme siin. Aga nüüd on meil said need vastused otsa. Jube kihvt oli, et nii palju neid tuli. Ja siis me lubasime anda auhinda, mida me lubasime? Mitu? Ühe vist. Või no pidime valima välja parimad, kes kõige rohkem kõnatas. No, eelmine osa, kui oli halvim iluost, siis me valisime ühe võitja sealt välja, kelle vastus oli kõige parem. Nii et ma arvan, et oleks aus teha äkki. Mis oli kõige piinlikum praegu, ma ei tea. Kõige laisem hiluarju. Hiluost. Sest ma ütlen, mul olid nagu kõik vead. No ma ei tea, mulle meeldisid ka nagu... Ma ei tea, õnneks tegelikult selle meigi kuupäevade värk, sellepärast, et see on, äkki ta saab siis uusi asju. Jah, see on hea mõte. Sellepärast, et kõik teised olid ka nagu mega head. Aga mõtlen, et see on selline... 5 aastat vanad asjad, siis ta väärib uusi asju. Vähemalt midagigi uut. Ja, sest meil on väga vahvad sponsorid. Meigi eemaldus, need vahendid on seal ja... Jah. Sest meil Kristel stuudilt tuleb sinna Lainer. Siis meil on pesuvaht, siis meil on Pomello poolt on kulmu see, jah, oranži värvi. Ma tegin ühe natuke lahti, ma tahtsin näha milline see brausõup, sellega saab väga ilusad kulmud teha. Seal on hari ka sees kusjuures. Väga lahe. Vaata. Ma kohe vaatan, ma piilun sisse, ma panen kinni, ma ausõna ei kasuta. Oi, kui nunnu see on. Issand, kui armas pakk. Aga see on Nick Mowley poolt ja Pomellolt saab neid. Ma olen pildi ka pärast sinna stories, sest on nagu lihtsalt nii armas. See on äge, jah. Siis Piimoor annab detox pulbri sellepärast, et sügis on imeline aeg teha igasuguseid detokseid ja asju alustada uue algusega, sest septembrikuus kõik on uus, nagu ikka. Ja siis Luxlashilt saab ka sealt panna
vaatame, mis midagi paneme, sellepärast, et need on enamasti professionaalidele, aga kindlasti leiame sealt ka midagi kingikotti. Ja meie poolt tuleb muidugi roosa kotike ja Lasheri poolt need meigi eemalduslapikesed, mis on, seal on igasuguseid aktiivaineid, et siis selle 7 toote asemel saab seda ühte kasutada. Saad seda 5+ aastat meiki maha võtta. Jah. Et aga ma olen kasutanud selles mõttes, et olengi meigi eemaldamisega võtnud või siis see, et ma olen pesnud näo ära mingi pesuvahendiga ja siis pärast veel nagu nii-öelda viimistlenud sellega. Et see töötab mõlemat pidi. Ja kui juhul on professionaalidele, siis seal on ka kirjas, et võib täiesti eelhooldust ripsnutele teha. Kuigi minu meelest ta jätab väikse kihi peale ikkagi. Et ma nagu ei ole katsetanud, ma olen näinud enda peal katsetanud, aga jah, seal kirjas on nii, et mina usun. Usu mind, usun. Ei ütle mida. ja nii vist ongi või? Jep. Me võtame võitjaga ühendust. Väga super tore, et kirjutasid meile ja vaata siis vahepeal oma meigikott üle. Et aga see oligi siis meie tänane rännak läbi halbade iluharjumuste, alates siis unustatud päikesekreemist kuni magama mineku meigiga. Nagu näha pole keegi meist päris patuta, eriti meie, aga õnneks saab iga väikese sammu ja teadliku valikuga oma naha ja juuste tervise päriselt siis paremaks muuta ja oluline minu meelest ongi teadvustada neid vigu, et üldse aru saada, et siis midagi saaks muuta. Ja samas, kui see viga nii-öelda töötab sulle, siis miks mitte? Kas see on siis üldse viga? Ja osad laiskused ongi siuksed, mida ei viitsi muuta. Sa oled nii laisk, et sa ei viitsi neid muuta niikuinii, nii et las need olla. Kui töötab. Jah, täpselt. Aga kui sul on endal mõni lugu või kogemus, mida sa tahaksid meiega jagada, olgu see siis naljakas, õpetlik või lihtsalt aus ülestunnistus, siis kirjuta meile iluvarjus@gmail.com, sest sinu mõtted võivad jõuda juba järgmisesse episoodi suure tõenäosusega. Ja aitäh, et kuulasid podcasti. Jaga seda saadet sõbraga, kes kahtlustab, et tema juuksed kuivavad fööni all liiga tihti ja kohtume juba uuel korral uute teemade ja uute lugudega. Seniks aga tšau-tšau! Tšau!